tere, mina olen Tomak ja te vaatate Replay Casti, kus Senpai Erik mängib oma Leopard PTA-ga. Et see on hetkel siis Senpai Eeriku üks lemmiktanke. Et tõenäoliselt sellepärast, et tal tulevad selle tankiga nii hästi mängud välja. Muud loogilist põhjust nagu ei oska hetkel leida. Et kaardiks on siis Fairy Salient, väga sobilik kaart medium tankile, eriti sellisele sneaky sniper tankile nagu Leopard PTA. Tegemist on siis tier 9 matchmakinguga. Kus saab siis väga hästi pikkadele distantsidele mängida ja kasutada oma siis väga head kama, mis siis PTA-l kindlasti ka on. Et alguses, nagu näha, Senpai Erik proovib mängida üsna passiivselt, ootab, et tema scout nii-öelda spotiks talle midagi, aga scout tundub, et ei ole väga pädev. Et kui me vaatame selle scoudi statse, siis 688 VN8 ei ole piisavalt hea, et olla nagu pädev scout. Et näha on, et selline kerge pahameel on Senpai Erikut juba mängu alguses valdama hakanud, mis on ka selline loogiline, sest et kui scout ei tee oma tööd, siis ei saa ka support tankid võidule lähemale viia. Nii. Siin vist Senpai tunneb, et on vaja ise edasi advanceda, ise endale spottida. Juba näebki ära superpersi. Muidugi sellised distantsilid superpersi tabada on üsna keeruline. Võib-olla küll ainult kullaga. Nii. Vastaste skaudid tulevad üsna agressiivselt peale. Aga õnneks on Senpai Erikul üsna turvaline hea positsioon, et saab vajadusel kavadesse tõmmata. See oli kahjuks möödalask. Nii, see oli üsna lucky shot, sest ma eeldan, et tegelikult PTA-st väga palju ei paistnud ja arvestades superpersi väga sellist ebatäpset kanni, siis pidi natuke õnne ka olema. Aga mängu algus ei ole nüüd kõige parem, aga 1000 tämmi on juba olemas ja kill ka, et katastrofaalne see päris ei ole. Siin on päris huvitav asi, loomulikult Senpai Erikul ei ole põõsast, et ta spotitakse üle tõenäoliselt selle sama spiki poolt, et vaevalt, et keegi teine ta spotis. Et guys, don't camp. See oli vist jällegi scoudi suunas kriitika, et scout muidugi scoudib ka liini toredasti, aga ülla, aga ei spoti midagi. Et ma usun, et selline asi võib päris frustreeriv olla küll. Et vastaste scout samas teeb väga head tööd. Läks üsna halba positsiooni või sellisesse agressiivse positsiooni, kus ta tõenäoliselt kohe sureb. Jah, et vastaste scout ei olnud ka just kõige teravam pliiats. Aga vähemalt tegi midagigi, et meie scout ei tee mitte midagi, sisuliselt niisama laliseb ja istub põõsas. Jah, siin on näha, et Senpai Erikule ei meeldi see asi. Läks suisa nagu tagant lükkama. Ja, et no näed, teeb oma tööd edukalt. Ma arvan, et ütles ennem seda scouti vist Banzai ka veel ja siis suri. Aga jah. Ma arvan, et see võis isegi sisse minna, see blind shot. Aga siin on näha, et scouti enam ei ole.
iseenesest vastaste skautiga enam ei ole, nii et tegelikult võiks Saint-Pierric ka ise endale siin skautida, aga ta siiski otsustab keskele sõita. Et toetada tõenäoliselt seda paremat poolt. Sest et on näha, et kaardi peal, et parem pool on kohe kukkumas. Seal on üsna palju TR9 tanke. Ja oleks vaja nii-öelda crossfire'it pakkuda sinna poole. Siin on muidugi see oht, et kui Saint-Pierric praegu põukib, et ära spotitakse, et siis on reaalne võimalus, et hakkab teiselt poolt tuld saama. Nii magus lask Superbershile. Järgmine on E75, kes on palju olulisem tarket maha saada. Seis on, nagu näete, 5-10, et oldakse väga lähedal kaotusele. Õnneks on vastased ka üsna one-shotid, et kui me vaatame, T54 on 500 elu peal, E75 on põhimõtteliselt one-shot. Jah, sellest, millest ma varem rääkisin, et Saint-Pierric võib hakata saama teiselt poolt tuld ja nii ongi. Et nüüd see positsioon on natukene, ütleme niimoodi, et kahtluse all. Et sellest sai ka Saint-Pierric aru ja liigub edasi. Kus see spot tuli, sellest ma hetkel ei saa päris hästi aru. Võib-olla see sama E75 siis spotis ärana. Aga Saint-Pierric otsustab siis, et tõenäoliselt, et ta läheb siit samast üle raudtee ja proovib siis võtta siis jällegi rist tulla need üksikud one-shotid, kes sinna jäid. Ja sealt teiselt poolt saab resettidega baasi kenasti. See on väga õige käitumine. Ja kindlasti tiimi jaoks väga oluline manööver. E75 kahjuks on kuskil maja taga või jumal teab, mis seal ees on. Teda lasta ei saa, keegi spoti ka seal otseselt teda enam. Et nüüd on siis see hetk, kus tuleb ise nii-öelda käisid üles käärida ja hakata ise endale spottima. Milleks tegelikult see tank on selles matchmakingus väga hea, sest et view range peaks sellel olema, ma julgen pakkuda, et Saint-Pierric mängib siiski coated opticsiga, et siis ma pakun, et selle view range võib olla sinna 480 kanti umbes koos toiduga. Et tõenäoliselt on hea võimalus, et BTA spotib kõik üle. 2 minutit on aega, et baasi resettida, seda on enam kui küll. Et mida Saint-Pierric teha tahab, on see, et võtta siis null-liinil asuv mägi enda kätte ja domineerida siis nii käpiringi kui ka kõiki, kes seal nii-öelda ringi uhavad. See on praegustes seisudes üsna tark tegu. Nii, vaatame, mis ta siis näeb siis. Ja siis see sama is käpibki. Kahjuks ta on meie suhtes mingi maja taga, aga midagi tast paistab siiski. Okei, see oli natuke halb lask. Okei, see on nüüd natukene parem nurk. Nii, see lask läks kenasti sisse. Ja nüüd, nagu me näeme, on Saint-Pierric jäänud 5 versus 1. Ehk siis tema on ainsana enda tiimist elus ja õigemini, ma olen õigesti, 6 versus 1. Jah, aga õnneks on need vastased üsnagi vähestel eludel, et piisab lihtsalt ühest või paarist lasust, nagu selle sama E75 puhul. Et põhimõtteliselt saaks ka HE-ga ta maha. Okei, see, et autoloader on peaaegu täis eludel või 2/3 eludel, on nüüd väga halb uudis. Oleks vaja kähku saada see sama E75 maha või siis natukenega harvendada. See oli väga hea lask.
super päris maas ja nüüd on seisuks juba 4 versus 1. Tõenäoliselt läheb nüüd Senpai Erik jahtima seda E75, kes siit vaatas täiesti valele poole. Lootis, et Senpai Erik on veel mäe otsas, aga ta oli juba alla tulnud. Ja nüüd on siis see teema, et autoloaderil on 4 magusat klippi, mis kustutaks selle mitu elu on, 900 elu väga kenasti ära. Isegi võiks ühe lasu niisama kuhugile bouncida või mööda lasta. Et see, et kiiresti minema sõitis ja proovib distantsi hoida autoloaderiga on väga mõistlik ja arukas tegu. Nii, mis siin siis jäänud on? T28 viimane positsioon on siis C1, aga kus ta juba praeguseks jõudnud on, seda ei tea. Vaevalt, et ta seal kämpab, kuna Senpai läks juba päris ammu juba teisele poole ja kuna ta on ainus tank elus, siis tõenäoliselt see T28 on juba päris kaugele sõitnud siit. Aga tõenäoliselt Senpai läks vaatama igaks juhuks, et äkki Arti on A1. Ja nüüd me näeme seda, et Senpai tahtis minna Artit otsima, aga aeg surub peale. On jäänud ainult põhimõtteliselt minut aega resetini, et on vaja kähku käpi poole sõita. Et ei ole aega siin Artisid otsida ega ka T28-t. Et kui me mõtleme, kes seal käpis võib olla, siis on tõenäoliselt 2 võimalust. Kas T28 või siis Arti. Kus see spot nüüd tuli? Kindlasti vardab Senpai Eeriku pead see, et what? Et kes mind spottis? Et see võis olla see sama T28 binoklitega, aga see ei pruugi nii olla. Ühesõnaga ei ole aega väga mõelda, 20 sekundit on aega, kähku on vaja resetida. Aga hoopis tegelikult oli ühe käpijanaga autoloader. Autoloader laseb mööda, kiire auto aim T28-le, jätame maja siia autoloaderi vahele ja nüüd on vaja kähku tekitada mingi distants ja loota, et see sama autoloader ei tule järgi. Ja ta ei tule järgi. See on nüüd see viga, mille autoloader tegi, jäädes käppi, jäädes positsiooni, kus ta tõenäoliselt spotitakse üle PTA poolt. Et üsna rumal käitumine vastaste T54E1 poolt, aga kindlasti vesi Senpai Eeriku veskile. Et nüüd on jälle aega sisuliselt 2 minutit mängu lõpuni, et rahulikult välja spottida see autoloader ja seal ta on. Oi, autoloader spottis ära ka. Õnneks on väike cover siin. Sama maja. Autoloader laseb ühe lasu, teise lasu bouncing. 3. lasu lasi vastu maja. Ma isegi ei tea, kas... Ja 4. lasu lasi veel vastu maja. Nüüd... Ja õnneks sai selle autoloaderi maha. Ohtlik asi oli see, et Arti tõenäoliselt oli selleks ajaks juba ära laadinud ja oli selle koha välja sihtinud. Aga see oli hea, et Senpai Erik sai kähku sealt liikuma ja sai selle autoloaderi maha. Nüüd on sisuliselt aega minut ja see sama Arti käpib. Kiire auto aim ja ongi kõik. Et põhimõtteliselt mängu lõpuni jäi veel minut aega. Et kindlasti Senpai Eerikul oli adrenaliin täiesti põhjas ja auto aimi kasutas ta ka tõenäoliselt sellepärast lõpus nii tihedalt, et lihtsalt käsi natukene hakkas juba värisema, sest et tegu oli kindlasti väga võimsa carry'ga ja selliseid mänge juhtub võib-olla, noh, ma ei tea, 1 10 000 või midagi taolist. Aga vaatame siis kiirelt ära ka siis mängujärgset statistika, et
loomulikult Ace Tanker. 1287 base experience, 8 killi, 5173 damage ja kui medalitest räägime, siis on siin Radley, Golobanovi medal, mis on eriti haruldane just kõrgetes tierides nagu tier 9, et Defender, vaatan kui palju siis Sent by Erik suutis defense punkte saada, et siis maksimaalselt, mida statistika näitab, ehk siis 100, et seal võis tegelikult olla neid defense punkte isegi rohkem. Ja loomulikult High Caliber ja siis De Langlade medal, ma arvan, et ma vist hääldasin seda valesti, aga vaatame korra, mille eest selle medali saab siis. Põhimõtteliselt saab selle eest, et kes laseb vaenlase tanki sel ajal, kui nad proovivad põhimõtteliselt seda käppida. Ühesõnaga, ma täpselt ei saa aru, aga see on pikk jutt, aga tundub päris epic medal. Et mis siis veel? Kahjuks krediidi mõttes ei õnnestunud plussi jääda, et toit läks maha, tundub, et kulda läks ka omajagu, aga see oli seda krediiti väärt, sest selliseid mänge ei juhtu tihti ja kui sellised carry mängud juhtuvad tulema, siis krediidi pealt just kokku ei taha hoida. Aga jah, et õnnitlused siis Sent by Erikule tugeva ja ägeda mängu eest ja aitäh vaatajatele!